Jüri raamatukogu asub ühises hoonekompleksis gümnaasiumi, huvialakooli ja spordikeskusega. Kahekordne hoonetiib on kaasaegne ja avar. Lastele on lisaks raamatute laenutamisele loodud head tingimused õppimiseks ja vaba aja veetmiseks. – 2001. aastal tähistas Jüri raamatukogu oma 90. sünnipäeva. Tänavu, 2011. aastal valmistusime suureks juubeliks, raamatukogu 100. sünnipäevaks. Oma üllatuseks avastasime arhiivides dokumente uurides, et raamatukogu loodi Jüris juba 16. detsembril 1906. aastal. Seega 100. sünnipäeva asemel saame pidada juba 105. aastapäeva. Kui rääkida raamatutest ja Jürist, tuleb alustada üsna kaugelt. Eesti kultuurilukku on jätnud sügavad jäljed pastor Anton Toor-Helle, kes oli Jüri koguduse õpetajaks 18. sajandi esimesel poolel. Hea eesti keele tundjana andis ta välja eesti keele grammatika koos ulatusliku sõnaraamatuga. 1739. aastal ilmus põhja-eestikeelne piibel, mille tõlkimisel ja väljaandmisel oli Anton Toor-Hellel juhtiv roll. Pärast 1905. aasta revolutsiooni oli tsaarivalitsus sunnitud venestushaaret lõdvendama ja eesti keelele suuremaid õigusi lubama. 1906. aastal loodi Eesti Rahvahariduse Selts, mille eesmärgiks oli rajada eestikeelseid koole, kirjastada eestikeelset õppekirjandust ja asutada raamatukogusid. 3. detsembril 1906. aastal, uue kalendri järgi 16. detsembril, loodi Eestimaa Rahvahariduse Seltsi Jüri Haru Selts, mille juures oli ka raamatukogu. Seda päeva peetakse Jüris raamatukogu alguseks. Raamatukogul oli umbes 80 rubla väärtuses raamatuid. 1909. aastal asutati Jüri kiriku juurde Kihelkonna raamatukogu, mille 1922. aastal võttis üle Jüri muusikaseltsi raamatukogu. 1911. aastal alustas Rae vallamajast tegevust Jüri muusikaseltsi raamatukogu. Juhatajaks oli Edward Argus. 1921. aastal asutati Rae rahva raamatukogu, millega 5 aastat hiljem liideti ka senine muusikaseltsi raamatukogu. Raamatukogu tegutses Rae 5-klassilises algkoolis, selle juhatajaks oli koolijuhataja Johannes Ratassepp. 1932. aastast juhatas raamatukogu Johannes Hamburg. Kui nüüd rääkida raamatukogust, külaraamatukogust, siis küsitluste põhjal võib öelda, et kooliraamatukogu ja küla rahvaraamatukogu oli väga populaarne külainimeste hulgas. Näiteks olen küsitlenud üle 80 aastaseid inimesi, näiteks praegu Vändras elab Vaskela külas elanud ja Rae koolis õppinud 1935. kuni 1941. aastani. Teab rääkida, et tema oli suur lugeja ja kui 1941. aastal peaaegu kõik Vaskela küla majad põletati lahingumõllus, see oli siis juunikuus, siis ka tema raamat Enn Kippeli Kui raudpea tuli põles sellest tulemõllus ja ta ei saanud seda Rae kooli tagasi viia. Imelikul kombel jäi Rae koolimaja siis sellest põlengust puutumata. Rahvaraamatukogu jätkas oma tegevust Rae koolis ka pärast sõda. Kool suleti 1970. aastal. Enne 6. juunit oli Sommerlingi nimeles Sofoosi ametiühingul üks kapitäis raamatuid. Ja mina olin see siis, kes käis neid kord nädalas laenutamas seal inimestele 2 tundi nädalas. No see kapp asus ühes väiksemas saalitaolises ruumis, mida siis tookord kutsuti vist punanurgaks.
leiti, et noh, et kapitäis raamatuid juba on ja lepiti seal ametiühingu komitees kokku, et kuna läheduses ei ole ühtegi rahvaraamatukogu, tuleb luua ametiühingu raamatukogu. Ja see koht siis tuli juunikuust 1961. Raamatukogu asus sovhoosi administratiivhoones, mille kohal praegu on vallamaja. Neid raamatuid saadi väga palju teistelt raamatukogudelt annetuste teel. See ei olnud mingi õige komplekteerimine, nagu need komplekteerimise põhimõtted on, vaid hiljem siis järele vaadates seda fondi, siis selgus, et väga paljud asjad olid topelt ja tuli lausa dispetser olla ja jagada seal laiali neid raamatuid teistele aktidega. Ja noh, need laenutused muidugi seda ei tahagi meelde tuletada, kui ma seal üksinda töötasin, sellepärast, et kui sul kusagil peale lõunasel ajal niimoodi tuleb kuskil 25-30 inimest ja need arvutid tulid ju alles 96. aastal vist ja sa käsitsi kirjutad niimoodi kogu aeg, noh siis ikka õhtuks oli see parem käsi nii kui täitsa omadega läbi kohe. Ja siis jäi see teise kõrval oleva laua peal niisugune virn raamatuid, siis need jäid kõik siis hommikuks sinna riiulisse panemiseks ja muidugi see statistika tuli siis iga päev teha seal, eks ole, see tuli ka hommikul teha iga päeva kohta seal niimoodi. Jaanuaris 1976 kolis raamatukogu vanasse Kivimajja aadressil Aruküla tee 8. Ta oli algselt küll Sommerlingi nimel Sovhoosi ametiühingu raamatukogu, kuid teenindas terve Asura rahvast ju siiski. Ja siis mina tegin kultuuriosakonnas siis ettepaneku, et see nimi ära vahetada, et nimetada Jüri raamatukoguks. Et Jüri on põline nimi, asula nimi ja et kuna kõik selle asula inimesed käivad ju siin raamatukogus, et siis Jüri raamatukoguks panna. Ja ma pidin väga põhjalikke seletusi seal kultuuriosakonnas ikka enne andma siis, et miks see Jüriks ikka nimetatakse. 1979. aastal nimetati Sommerlingi nimeline raamatukogu ümber Jüri raamatukoguks. Ma olin ise ka suur nagu raamatute huviline ja mul oli kodus palju raamatuid ja ma ostsin ka endale palju raamatuid, sellepärast et meil oli ju üks vahe oli lausa niisugune aeg, kui ilmusid niisugused raamatud letti, mis müüdi ühe järjekorraga ära, mingisugune kumu käis nende raamatute ümber veel. Nagu näiteks, no seda ei maksa hakata rääkima, aga nagu Mari Möldri eesrii avaneb või Kaugveri 40 küünalt. Kõik oli inimestel teada absoluutselt, mis kuskil toimus ja siis ma olen ise näinud seal, see oli lugemisvara või oli see rahvaraamat, ma isegi ei mäleta, kus oli nii suur järjekord seal, et ulatus lettidest kaugemale ja oli mitmekordselt seal. Ja ühe järjekorraga osteti üks raamat niimoodi ära. Silvi Jürgens töötas raamatukogu juhatajana 31 aastat kuni 1992. aastani. 1993. kuni 2006. aastani oli Jüri raamatukogu juhataja Anne Kelnik. Vanas Kivimajas, hästi pisikesed ruumid, nii et esimene kord, kui ma sinna pääsesin sisse koos Boris Gorbunoviga ühel õhtusel ajal, kui seal enam kedagi ei olnud, siis ruum oli selline pime, masendav, töötajalaua all oli toolist põrandasse kulunud auk selline ja üsna niisugune, tänapäeva mõistes hästi väike, umbne ja mitte raamatukogulik tänapäeva mõistes, aga tol ajal olid niisugusi raamatukogusid enamasti. Inimene, kes oli üksi töötanud, tal oli ilusti väga korras raamatukogu selles mõttes, et süsteemis ja kõik, aga lihtsalt ruumipuudusel tuli vaadata fondi üle, raamatud tuli juba natuke rohkem, üle 700 raamatu oli aastas tulemas ja puhastasin fondi kõvasti, korrastasin laste asju. Ühesõnaga selline sisetööd oli palju algul, mis jäi meelde ja teine asi võib olla, et üritusi, mida nagu hakkasid inimesed kuidagi märku andma, et neile meeldiks. Et selliseid aktiivseid inimesi oli, kelle hoiakust nägid, et ta toetab seda üritust. Näiteks esimene, mis mul on meelde jäänud, me tegime oma valmistatud mänguasjade näitus. Nii et oli huvitav. Siin oli see mälumängurite eestvedaja Jevgeni Nurmla
ja Jevgeniga koos me tegime nii maakondlikult õpilaste mälumänge kui kohalikke Rae valla mälumänge, nii et päris pikalt valmistasime küsimusi ette, siis oli muidugi algul, olin ise võistkonnas, aga kui küsimusi hakkasin valmistama, siis loomulikult enam ei saanud olla. Nii et põhimõtteliselt mälumängu läbi aegade ja Jevgeni Nurmla sellisel initsiatiivil ja loomulikult Rae kultuurikeskuses need toimusid, nii et ma mäletan üht perioodi, kus koolide mälumängud, mingi 19 võistkonda oli saalis ja oli üsna palju tegu, et see ära mahutada, mingi suur seltskond, kuhu sai küsimusi tehtud ja oli päris tihe konkurents koolide vahel. Probleemne aeg oli ju, väga paljud inimesed jäid uuesti töötav, kolhoosid olid likvideeritud, sofoos oli likvideeritud ja sellist niisugust masendust oli hästi palju, nii palju oli inimesi, kes tahtsid sulle rääkida oma isiklikku teemat, miks ta ei ole praegu hetkel õnnelik. Ja tõesti oli nii, et kui üks tuli, siis teine läks ja selline sotsiaalpool tuli juurde asjale. Nii et tõesti, see ei olnud üksi minu tunne, kui me rääkisime vahest raamatukogu töötajate kuskil nõupidamisel, siis kõik ütlesid, et tõepoolest ma pean ta ära kuulama, sest kui mina teda ära ei kuula, siis tekib midagi muud ja keegi kuskil peab teda ikka kuulama. Tööinimestega oli nagu väga individuaalne tol ajal küll. Väga paljudele sai tehtud näiteks avaldusi kuskile tööle asumiseks, CV-de kirjutamine hakkas, kuigi me ise ka ei olnud eriti nii tugev selles, aga ikkagi rohkem võib-olla nõu sai anda. Vahest tuli lihtsalt trükkida kellelegi midagi ära ja ühesõnaga selliseid asju, mis ei olnud raamatukogu töötaja töö. 1999. aasta augustis kolis raamatukogu renoveeritud hoonesse Aaviku tee 1. Ja sellesse perioodi jäigi raamatukogu automatiseerimise teema. Et see oli selle ajal uudne ja üldse Harjumaal külaraamatukogudest üldse olid Rae valla raamatukogud esimesed, kes läksid üle Vaida, meie, Jüri siis ja Lagedi. Ja teema oli selles mõttes väga tore, et tol ajal oli Rae vallavanem Endel Lepik, kes ise oli selle Tiigrihüppe programmis suur toimetaja koolide poole pealt, ta oli kursis selle teemaga ja ta oli väga toetav. Automatiseerimine ju kergendab väga tööd ja just neid päringuid, otsinguid ja sa tead alati öelda, et kus, kui kauaks ja millal lubada. Et see oli selline innustav ja selleks ajaks oli päris mitmed töötajad läbinud ise eelneva koolituse ja nad olid kõik hoos, nii et meil oli päris tore tiim ja me tegime korraliku tööjaotuse ja me jõudsime üsna selles rahuldava tulemuseni, nii et me tundsime et midagi, mis me teeme, et see kõik on asja eest, et see oli selline periood, kus tõesti töö lendas ja kui tegid, siis tundsid, et mille nimel. Keegi ei olnud sunnitud tegema, kõigil oli niisugune hoog. Ausalt öeldes seda kirjastut me kogumahus üldse ei sisestanudki, sellepärast et kasvas peale see Eesti programm Urram ja me läksime ruttu Urramile üle, sest et Urramit toetasid ka kõik keskkogude juhid üle Eesti ja hakkas tasapisi selline oma programmi tunnustamine ja arendamine ja selle tõttu siis nagu leidsime ka, et me ei hakka seda kirjastut enam jätkama, et me läheme üle sellesse, kus meil on kindel tugi. Kui me olime ikka tükk aega oma heas majas juba olnud, siis 2003. aasta märtsis tulid nagu uued tuuled siia vallavolikogusse ja üldse üle Eesti oli palju etteheiteid selle kohta, et raamatukogusid on liiga palju, et äkki oleks mõistlik ühendada muist. Ja algul olid kõik raamatukogu töötajad väga vastu, et mis kokku, et see ei ole võimalik. Aga meie seal hulgas, sest me olime ikkagi üsna hästi seal oma majas kõik hakkama saanud ja meie jaoks oli ka hirmutav, et koolimaja ja tahetakse raamatukogu ja meid sealt ära ja ideega kuskil 2003. aasta märtsis tuli Veiko Gutmann ja ütles, et istume maha, räägime. Ma ütlesin, millest me räägime, et räägime sellest, et kas üldse oleks reaalne, et raamatukogu koolimaja juures asuks ja kokku viiakse. Me olime tõesti algul väga vastu, sest me olime kõik mõjutatud sellest üldisest hoiakust, et see ei ole mingi idee. Aga vaikselt ikkagi tekkis tunne, et mõtleme. Rääkisin oma kolleegidele, me ju kõik siin kooliga kogu aeg tegime koostööd ja arutlesimegi sel teemal, et on ju nii, et lapsed on meil ühised, inimesed, kellega me töötame on ühised, kooliga on koostööd. Tegelikult see nii võimatu ei ole. Meie jaoks oli võib-olla algul takistus see, et alles me siia saime ja meil on siin nii hea. Mina tulin Jüri raamatukogusse tööle 2006. aastal. Siis käis Jüri gümnaasiumi renoveerimine juba täie hooga ja raamatukogu koha peal olid juba kõik ilusti seinad üleval. Me kolisime siia 4 päevaga. Kõik selle 30 000 raamatut ja lappasime nad riiulisse. See oli ikka kohutav füüsiline töö, mis oli. Täna saab ainult tunnistada, et tegelikult me tegelesime projektiga, et me tõime raamatukogu koju tagasi
sest nagu Ülle ajalooarkiividest teada sai, loodi ju 105 aastat tagasi aastal 1906 raamatukogu ju Jüri Haridusseltsi juurde, nii et tagasi koju, omade juurde. 1. septembril 2006 avati Jüri raamatukogu praegused ruumid. 2 korrusel on kogupinda ligi 700 ruutmeetrit. Tänaseks on Eestimaal väga paljud rahvaraamatukogud kolinud koolide juurde, aga 5 aastat tagasi olime meie suhteliselt hea eeskuju. Nii et meie raamatukogus on väga palju ekskursioone käinud, me oleme sellel teemal loenguid pidanud, me oleme nõu andnud, meil on käidud erinevatest valdadest, siiamaani veel käiakse, vaadatakse, kuidas on ruumide lahendused ja isegi ka meie mööblit on käidud vaatamas. Täna ongi sellest raamatukogust saanud ja on ka Vaida ja Lagedi raamatukogust saanud kogukonnakeskus. Ja kogukonnakeskus selles mõttes, et seal uuritakse kodu ajalugu, kodulugu, haritakse lapsi ja noori ja kooli juures olemasse raamatukokku, kui koolist kaugel olevad inimesed arvavad, et sinna noored väga minna ei taha, siis nii palju kui minul on olnud au neid raamatukogusid külastada, siis seal just valdavalt osas noored ja lapsed ongi, nii et meil on veel kõik hästi, meie tulevik on kindlates kätes. Mulle meeldib see lapsevanemana, et minu väikesel lapsel on kogu aeg olnud võimalus tulla ja see tahe tulla, et olete sellise vahva keskkonna moodustanud oma vahvast raamatukogust ja õpetajana ma kogen seda, et te teete meiega tohutult koostööd. 2009. aastal avati Peetri lasteaed põhikoolis Haru raamatukogu, Peetri raamatukogu. Tänaseks on Jüri ja Peetri raamatukogus kokku ligi 3000 lugejat ja aastas tehakse umbes 55 000 kojulaenutust. Kogu suurus on ligi 45 000 eksemplari.